Kadri on väga kiiresti muutuvas keeletehnoloogia valdkonnas eestvedanud innovatsiooni ja taganud sellega tegelikult kogu Eesti keeletehnoloogia rahvusvahelise konkurentsivõime. Tema juhtimisel on viimastel aastatel alanud ja valmis saanud mitmed erinevad keeletehnoloogia valdkonna projektid, näiteks eestikeelse kõnesünteesi arendus, lõpusjärgel on eestikeelse riikliku masintõlketehnoloogia loomine ning automaatsete subtiitrite lisamise võimalus Eesti Rahvusringhäälingu kanalitele. Kadri on hästi pühendunud, ta on väga teadmistehimuline ja abivalmis. Mu lemmikasi Kadri puhul on see, et see, mis õhinaga ta enda valdkonnast räägib ja ta on hästi järeleandmatu, et ükskõik, kas tegemist on väiksema või suurema ülesandega, siis ta ei unusta kunagi ära seda kasusaajat, ta mõtleb iga Eesti elaniku peale, kui ta enda valdkonnast räägib ja ta lihtsalt teeb nii kaua, kuni asi tehtud on, ükskõik kui kaua see siis aega ka võtab. Tarmo Hanga on oma huvitava ellusuhtumise ja probleemilahenduse viisiga ja lahendusele orienteeritusega digiriigi arengusse panustanud rohkem 10 aastat, et selle 10 aasta jooksul on tema suust välja tulnud ka sellised huvitavad fraasid, mis on üle riigi levima läinud. Üks nendest tuntumatest on kindlasti, et digiriiki on ehitatud tatti, teibi ja pärituulega, aga samas on tal ikkagi hämmastav oskus, et ta küll ütleb neid asju välja, aga ta suudab ka sellises olukorras alati kaabust jänese välja tõmmata ja süsteemid käima panna. 3 omadussõna, mis iseloomustavad Tarmo Hangat, on kindlasti nutikus, lahendustele orienteeritus ja abivalmidus, mida kõike saadab siis selline pidev heatujulisus. Kõik kriisid ja kriisi alged, mis on tekkinud, siis Tarmo on alati see inimene, kes tuleb appi nõu ja jõuga, pakub välja kiire lahenduse ja siis ka saab välja töötada sellise pikaajalise paiga mõnele riiki tekkinud augule. Et mitte kunagi ta ei ütle, et midagi ei saa teha, vaid ta ütleb alati, kuidas saaks asju lahendada. Viimasel aastal suurem uudis või innovatsioon ongi siis kodanikuportaali väljaarendamine. Ja selles on väga suur osa olnud meie IT-juhil Hannes Raimetsal. Tema eestvedamisel ja tema tegelikult algse ideena see kodanikuportaal või avavärav sai välja arendatud ja nüüdseks on sisuliselt veel iile vaja täpp panna ja see laivi lasta. Ja Hannes on võtnud tegelikult selle eestvedamise IT poole pealt täitsa enda peale, et me ei ole talle pidanud ette ütlema, mida teha, vaid ta on nii-öelda jooksult haaranud, et kuidas peaks mingeid IT-lahendusi edasi arendama nii, et vallal oleks halduskoormus väiksem. Hannesele ei ole vaja anda eraldi tööd, et kuule, see on kitsaskoht, ta näeb need kitsaskohad ise ära. Ja ta alustab ja lõpetab, olgu see siis geoinfosüsteem, olgu see lasteaedega seotud sporditoetustega, mida iganes. Et selle 7 aasta jooksul iga aasta üks IT-projekt, mis on Eesti mõistes edulugu olnud. Hannes on kindlasti väga ettevõtlik. See tähendab seda, et ta näeb mingit probleemi, ta enne mõtleb midagi juba välja selle jaoks ja siis ta tuleb sinu juurde ja küsib, et vaata selline asi, et mul on selline mõte, teeks nii. Mina olen talle nagu vaba käe andnud ja see ei tähenda seda, et ta ootab mingit sisendit, vaid ta näeb ise asju. Ja kui kellegile tekib väike muie suunurka, et Raevalla selline natuke uuem slogan on alati sammuk ees, siis Hannes on alati sammuk ees. Vajadustest sammuk ees, mitte kuidagi kellegist teisest vallast ees. Taavi Jakobson on absoluutne digiriigi eestvedamise etalon. Taavi käe all valmivad uus ehitisregister, e-ehituse platvorm ja digitaalne ehitatud keskkonna kaksik on juba globaalsed teenäitajad. Taavist õhkub inimlikust. Ta teab, et tema teenused on mõeldud inimestele, need on kasutajasõbralikud, intuitiivsed. Ta hoiab ka oma inimesi, nii oma kolleege kui ka välispartnereid. Taavi mõtleb suurelt, tema soov on luua parimat elukeskkonda ja toetada seda läbi nende digiteenuste, mida me loome. Tark, hästi laia silmaringiga. Temaga on huvitav jutada igasuguste teemadel ja mitte minul, vaid kõikidel inimestel.
empaatiavõime, kuidas ta inimestest aru saab, kuidas ta oma inimeste ees seisab, nendele ülesanded jagab, nende tulemusi kontrollib. Et see on kõik Taavi. Riho Kerge on täpne, optimistlik ja visa. Me teeme temaga koos ühte riigi suurt projekti, milleks on riigi infosüsteemi haldussüsteemi uueks loomine. Rihol on tohutud supervõimed selles, et ta on suutnud küllaltki keerulises olukorras oleva süsteemi seada palju paremale järjele. Me saame selle süsteemi hästi arendatud. Koostööpartnerina hindan ma Riho juures kõige rohkem seda, et ta suudab mitmesugustest kohtadest tulnud inimeste vahel leida kompromissi. Siis kui tuua paralleeli selle ütlusega, et hunt on metsasanitar, siis Riho on heas mõttes digiriigi sanitar, kes saab väga hästi aru, et selleks, et teha uusi lahendusi, on vaja vaadata üle ja loobuda ka mõnest vanast. Ja Riho ongi võtnud hingeasjaks mõelda uuesti läbi ja taas luua riigi infosüsteemi, haldussüsteem Riha ja ka sinna külge siis eraldi lapsuke nimega Rihake. Ja selle laiem eesmärk on siis saada teada, kus päriselt e-riigis andmed asuvad. Eestvedaja peaks olema ka eeskuju ja Ingrid kindlasti on eeskuju nii oma käitumisega, nii oma tegutsemisega kui oma taustaga. 3 sõna, mis Ingridit kindlasti iseloomustavad, on särav, ta pulbitseb positiivsest energiast, ta on loominguline, ta näeb lahendusi ja probleeme seal, kus teised neid ei näe ja ta on pühendunud. Ehk iga töö juures, mida ta teeb, on ta kindlasti nii hinge kui südamega. Üks asi, mis Ingridit kindlasti veel iseloomustab, on tema kirg kasutajakogemuse parandamise suunas. Ja see kirg paratamatult parandab nii toodet ennast, kui on nakkav. Uskumatu, et täpselt siis, kui teda vaja olid olemas, jättis teised asjad korraks kõrvale, tegi vajalikud asjad ära ja läks oma asjade juurde tagasi. Ja mitte ainult sellised tööülesanded, vaid ka olukorras, kus on vaja mõnda projektijuhti asendada, olukorras, kus keegi meie kolleegidest lahkub töölt või keegi läheb puhkusele, on Ingrid teemaga alati hästi kursis ja ta võtab selle töö üle ja projekti kvaliteet ei kannata selle all absoluutselt. Vivianil on üle 10 aasta keskkonnaalaste teemadel kogemust. Tänu sellele on ta väga oskuslikult juhtinud ja suunanud viimastel aastatel Kotkase infosüsteemi arengut. Vivian on ka väga kirglik vaidleja ja oma seisukohtade eest seisja. Aga kunagi ei unustada selle käigus lõppeesmärki ehk teha kliendile võimalikult hea IT-teenus. Töökus, eesmärgikindlus ja kirglikkus. Koostööpartnerina väärtustan ma Viviani juures kõige rohkem seda, et tal on alati plaan. Tema supervõimed ilmnevad näiteks igapäevaselt, kui keegi tuleb tema juurde ja ütleb, et mul on probleem, siis Vivian ütleb, oota, ma mõtlen. Nii, siin on 3 aspekti ja 3 lahendust. Tambetit iseloomustavad minu arvates kõige paremini 3 järgmist sõna. Avatud mõtlemine, analüüsivõime ja võimekus. Iga kord pärast seda, kui ma Tambetiga olen rääkinud, ma saan aru, kui hea koostööpartner ta on, et temaga on võimalik arutada erinevaid lahendusi, ta hakkab kohe ideid genereerima, ta võtab nagu härjal sarvist nii-öelda ja temas on see tahe teha asju ära, et ta pidevalt ütleb, et teeme ära, et mis me siin mökutame. Ta sai eelmisel aastal hakkama ühe väga suure tööga. See on e-äriregistri uus portaal, sai valmis eelmise aasta lõpus ja Tambet oli selles projektis ühe eestvedaja rollis ja tema ülesanne oli siis käivitada see projekt, taotleda rahasid, viia see projekt läbi ja tuua ära see positiivne tulem. Et ta oma olemuselt on selline inimene, kes oskab väga hästi tehnoloogiast aru saada ja suudab ka seda teistele seletada. Ja ta suudab ka ise vajadusel kas või programmeerida või analüüsida, teha tehnilisi töid. Ja ta on oma olemuselt mees nagu orkester.